tere! Niisiis, täna ma räägin ühest enda lemmikasjast. Ei, see ei ole mu tüdruksõber, vaid ühest lemmikasjadest. On neid päris mitu. Selleks on Snickers. Kui teie YouTube on 3D-s, siis pange 3D peale. See ei tee mitte midagi muud, et teeb pildi imelikuks. Mul ei ole vist ühtegi muud sõltuvust. Ma ei ütleks selle kohta sõltuvus. Ma suudan olla ilma Snickersit, aga ma tahan, ma mõnikord unustan täiesti ära, et ma üldse Snickersit nagu tahan ja see, et mul neid on. Aga mõnikord ma võin süüa neid mingi 10 tükki, vist on maksimum, mis ma saan päeva süüa. 9-8 Snickersiga saab umbes terve päevase vajaliku energiakoguse kokku. Ehk siis 9 Snickersit päevas ei ära rohkem midagi muud söö. Ja mul on selle täis Snickersit ja natukene veel. 1, 2, 3, 4. Ma lugesin need kõik kokku ning mul on kokku 77 Snickersit. 77. Teine asi, millest ma räägiksin, oleks üks kontsert, mis toimus see nädalavahetus Nokia kontserdimajas. See oli meie kooli kontsert. See oli üsna lahe, ma peaksin ütlema. Ning ma esinesin seal klaveriga. Ja mul olid oota. Okei, ma tõsiselt ei mõista seda. See oli mul just siin laua peal. Ma panin selle just valmis, et kui ma hakkan vlogi filmima, et ma leian selle siit. Ja kui ma panin kaamera tööle, siis nüüd seda ei ole enam siin ja ma ei mõista, kuidas saavad asjad niimoodi ära kaduda lihtsalt, et nad on seal ja siis korraga ei ole ja sa ei ole neid puudutanud. Aga jah, mul olid sellised mõnusad vuntsid ja me esitasime kooriga lisaloona Bohemian Rhapsody't. See oli väga lahe, siin on videomaterjal sellest. Escape from reality.
see oligi enam-vähem kõik vist, ma ei tea, mul ei ole väga midagi rääkida. Exterminate! 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 Järgmisena nüüd vist teeb Siim, ma eeldan. Ai, ma panen selle just napilt üle aja ülesse. Ehk siis, kuna Siim ütles, et ma pean ka tegema mingi ülesande, et võita tema usaldust tagasi. Nii siis eks näis, mis Siim mulle ülesandeks annab. Aga okei.